Nüüd pane. Ei. Ja, ma tean. Räägi mu su äärrekordi. Hei guys. Ei, tähendab. Tere rahvas, siin Helget 3. korda. Ja ma teen siis täna video challenge'ist nimega 321, kus mida ma mängin Xboxil sõbra juures, tal on Elgato, nii et suur aitäh talle jällegi. Ja siis põhimõtteliselt challenge seisneb selles, et sa saad osta 3 perki, 2 boksirelva ja siis ühe back-avance'i korra võid teha. Vedas selle relvaga. Ja siis noh, seda challenge'it peab tegema originali peal nagu loogiline, aga noh. Jah. Nii, oota. Double points, selle võiks kätte saada, sest et siis ma saan kiiremini raha back-avance'i jaoks ja perkide jaoks. Oi, see oli küll väga, väga halb tegu. Või noh. Jah. Et kui teil juhtub igav olema, siis vaadake ka mu Soome sõbra kanalit Ultimate Man. Siis on veel King Double Tap, siis on veel Straight Up Nuki ja noh, nad on Ultimate Man on neist mu parim sõber. Aga jah, muidugi vaadake ka mu sõbra kanalit. Ainult no tal pole kanalit, aga ta teeb kindlasti varsti, sest et tal on ju Elgato. Milleks tal siis on? Ja siis see, mida ma tahtsin öelda? Jah, ta kogub raha selle mikrofoni jaoks, enne ta ei julgenud teha, või noh, ta tahab teha kvaliteetseid videosid, mis on muidugi Eestis kindlasti mitte nagu Eestis ei tehta lihtsalt kvaliteetseid videosid, kui sa vaatad Eestis näiteks neid mingeid tatikaid, kes teevad neid Minecrafti videosid või noh siis Growtopia videosid, või siis mingi Ziffen või mis see tüübi nimi on. Ja noh, Senkaarel, aga noh, ta vähemalt üritas teha, aga noh, muidugi tal tuli mingi räigelt haiged lag on mingi Maci peal video. No muidugi, noh, ta üritas, ta oli mingi tatt ka, aga noh. Lihtsalt ma ütlen, et kui sa üldse tahad teha, tee pigem midagi kvaliteetset, sest et sul ei ole vaja mingit sitta toota. Muidugi ma ei ütle, et mul ka mingi väga kvaliteetsed videod on, aga no vähemalt ma üritan teha midagi paremat, kui mingi Eestis tehakse. See sensitivity on ikka liiga suur. Ja, et ära võta südamesse, Jan. Tähendab tisted. Sorry. Aga noh, sa kindlasti ürita saada enda Frapsile see patch ja siis kõik laabub kindlasti varsti kenasti. Ja edu sulle siis, Jan. Ja noh, ütleme nii, et mul endal veel ei ole Elgatot, aga plaanin osta sünnipäevaks, sest et noh, see on, palju see Elgato maksis mingi 130 euri. Ütleme nii, sellega tuleb kindlasti arvestada, et vähemalt 130. No muidugi sa võid osta ka selle HD 60 FPS. See on küll ka hea, see on no muidugi natuke parem kui see, millega ma praegu teen, aga see, ma isiklikult kui ostaksin, siis ostaksin kindlasti selle versiooni, mida ma praegu kasutan. Sest umbes see nagu ei ole mõtet maksta mingisugune 40-50 euri rohkem sellest, et sa saad teha 30 FPS-i paremalt.
aga samas ka see ei ole mitte mingit vahet, see video näeb sama puhas ja kvaliteetne nagu nii välja, sest et see on maailma kõige parem, minu arvates maailma kõige parem capture card. Nii et kindlasti soovitan, kui tahate teha konsoolidel gameplaysid, et ise teen praegult Xboxi, noh, mul endal ka Xbox ja no muidugi PlayStation 3 ka hakkab varsti tegema videosid, kui saan Elgato, aga jah, okei, räägime siis sellest mikrofonist. Mul on siuke tunne, et paljud YouTuberid kasutavad nagu siukest mikrofoni nagu kas Blue Snowball või siis Blue Yeti. Need on muidugi ühed parimad, mida kasutada on, või noh, mu meelest on need väga professionaalsed mikrofonid. Kõrvaklappe kasutatakse näiteks mul on kuulid otsas juba. Näiteks kasutatakse Razer, Kraken ja siukseid, aga noh, ma ei tea, mu meelest mulle ei meeldi eriti need Krakeni versioonid, et mu meelest, et Titanium või mingi siuksed on hästi lahedad või noh, hästi mugavad ja siuksed, noh, neid kasutan ka ise praegult, aga noh, kõrvaklapid on mõeldudki kuulamiseks, et nende mikrofon ei ole just kõige parem. Või noh, ma ei tea, ma ei ole veel kuulanud, aga noh, minu meelest on ikkagi, kui tahad teha nagu rääkida peale, siis ma soovitaksin jah, soojalt soovitan osta ikkagi mingi mikrofon. Sest et see nagu jah, ma ei oskagi öelda, lihtsalt no põhimõtteliselt umbes, kui sa tahad hakata YouTuberiks, siis eelarve võiks olla kuskil, no kui on konsool olemas, siis kuskil 200-300 euri. Elgato läheb umbes 130, 140, 150, 160 umbes. Siis mikrofoni komplekt, mis ma vaatasin, minu meelest on hea siuke komplekt nagu Snowball, siis see popfilter ja siis see mingi asjandus, mis hoiab seda üleval, ma ei mäleta, mis see nimi on. Ja see läheb umbes 60-70 euri. Olen, mis värvi tahad, mina tahtsin musta, siis läheb mustaga koos läheb 70. Aga võite ka osta valge, vaadake kindlasti, et ei ostaks Ice versiooni, sest et sellel ei ole nii hea hääle kvaliteet kui sellel õigel. No sest et noh, muidugi te võite osta ka Yeti, aga ma ei tea, ma ise ostan nagu Snowballi, sest et ma nagu hoian veel kokku, et osta see Elgato ja siis noh, okei, lähme siis selle mängu poolele või noh, räägime sellest mängust. Põhimõtteliselt nüüd mul on kogu varustus olemas, SMR ehk siis üks boksirelv, Galil, siis back vanšitud ja 3 perki. Ehk siis minu varustus on olemas. Põhimõtteliselt mul ei ole rahaga mitte midagi peale hakata, aga kuna ma jään challenge'i pool juurde, siis ma ikkagi üritan ellu jääda. Okei, ma igaks juhuks selteks ei osta, sest ma ei mäleta, kas võis või mitte. Okei, nüüd toovad siis koerad. Muidu Black Ops 2 mäppides bossid on nagu mitmekülgsemad, sest et kui sa vaatad näiteks neid mis nende nimed on, no igatahes need TIE Rise'i koletised ehk ma kutsun neid Hunteriteks, sest et nad ühes väga kuulsas mängus nimega Left 4 Dead 2 esas vist oli ka, igatahes teises osas on siuksed
zombid, kes jooksevad ringi ja siis hüppavad nagu ringi ja siis niimoodi ja siis nende nimed on hunterid. Ja noh, ma kutsun siis neid hunteriteks, igatahes nendel oli siuke värk, et kui sa tapad nad kõik noaga ära, siis sa saad ühe tasuta pergi. See on muidugi väga hea, lihtsalt seda on väga raske teha. Kui sul on, no kui sa oled mingi üle 12 raundi, sest 12 raund oli viimane raund, kus kurikuulus melee siis Kalva Knuckles või midagi taolist, see tapab ühe laksuga ära. Okei, siis seal on veel see Bowie Knife, aga noh, Kalva Knuckles pigem osta. Ja põhimõtteliselt need, jah, mida ma öelda tahan, on see, et need olid päris sugevad bossid. Muidugi ärge unustage seda Big Daddy't Originsist. Tegelikult ta nimi pole Big Daddy, on mingi Panzer soldat või midagi taolist. Aga jah. Ja siis on ka muidugi noh, põrgukoerad Downist, aga neid ei tulnud enne Black Ops 2 uuendust. Nad tulid alles pärast uuendust ja siis ka Buried'i nõiad, kes on väga vastikud, sest et võtavad sult ühe laksuga 2000 punkti. Kui te teate, te kõik vist teate seda Back-a-Bunchi, seda achievementi, kus sa saad Back-a-Bunchi, no peab Back-a-Bunchima enne round, eesas roundis vist oli see Back-a-Bunchimine, et ja siis on nagu sa põhimõtteliselt nõiad ei tohi ühtegi korda puudutada, sest et abliad, sest et muidu sa kaotad 2000 ja nagu teada, sa ei tohtinud panka kasutada, nii et väga raske oli saada seda. Ja see round oli väga napikas, ma oleks peaaegu surma saada, aga ei saanud. Nii et Julius ära hirma. Okei, põhimõtteliselt ma tean, et Eestis ei mängita eriti Call of Duty't, noh, minu sõbrad mängivad, aga mängitakse rohkem mingi Counter-Strike ja Battlefield ja siukseid mänge, nii et ma ei usu, et mu gameplay saab eriti kuulsaks. Aga kui mu kanal saab kunagi kuulsaks, siis kindlasti vaadatakse ka mu vanemaid videosid ja siis ikka naerdakse, et minu üle. Aga noh, pole hullu, sest ma ei usu, et sa mingit paremat videot teed kui see, kes sa vaatab mingit tatikas. Põhimõtteliselt no muidugi sa võid teha, aga noh, ma arvan, et sa hakkad alguses tegema Bandicamiga enda videosid arvutis, Minecrafti gameplay, mingid seiklused ja mis siukest paska, nii et ma ei usu, et sa tõesti teed. Sest et noh, ma ei tea põhimõtteliselt ühtegi Eesti YouTuberit, kes teeks konsoolil videosid. Okei, Tanel tegi vist vahepeal Ghosti, ta tegi arvutil. Jah, igatahes. Ma ei tea kedagi eriti. Mul on nii kerge mäng. Jah, sest et avaldan teile tõe, et tegin easy peal. Sest et kuna ma sest et see muidu on juba mul 3. katsetus, kuna esimesed 2 korda ma lihtsalt jäin mingi sita relvaga nurka ja sain surma. Ja kuna mul umbes tunni aja pärast algab kool, siis ma ei viitsinud lihtsalt. Ma tegin lihtsalt easy peal. Nii et okei, kui sa, Jan, vaatad seda mängu ja imestad, mis kuradi mäng see on, siis ma kohe ütlen, et see on Call of Duty Black Ops 2. See relv, mida ma kasutan, on ka lill, ammu tuntult, see on ka päriselus olemas, kuna seda, no muidugi, mul on see väga OP näeb välja, sest et Counter-Strike'is siukest sitta ei ole. See ei ole küll sitt, aga näeb sitt välja. Igatahes
jah, see on nagu, ma tegin siukest asja nagu back-up-unši siin. See kirjutatakse mingi patsapun, mis iganes. Ja see põhimõtteliselt teeb relva väga OP-ks, muidugi mitte kõiki relva, aga noh, enamus relvad. Ja põhimõtteliselt see on jah, see on Call of Duty Black Ops 2 2012 aasta mäng. Või noh, mitte aasta parim mäng, aga sellel aastal tehti see mäng. Või noh, see toodi välja, noh, turule ühesõnaga. Mitte päris turule, aga noh, teate küll. Ja põhimõtteliselt ma olen muidu suht perses, mul on ainult 9 kuulini ja ma pean mingi granaatidega hakkama saama vist. Ma kardan, et ma saan see round surma. Põhimõtteliselt, jah, mu nimi on mingi Jimmy Pro 911. Ei ole, jah. Igatahes, jah, see näeb väga imelik välja, aga see Black Ops 2 ja Black Opsil ja veel paaril on tõesti siuke game mode nagu Zombies. See on põhimõtteliselt, sa pead jääma ellu mingi zombidega. Jääma ellu zombidega. Obljad. Türa. Oota, ära veel käi. Ära kinni pane. Ma räägin lõpuni. Põhimõtteliselt sa pead jääma ellu zombidega ja siis tapma neid ja mingi saad osta perke, mis teevad paremaks nagu su mängija statsid või need. No skillib või noh. Kuidas öelda, noh, igatahes vaatama. Ja põhimõtteliselt ma ostsin 3 jooki, Speed Cola, Juggernaut ja Double Tap. Juggernaut teeb seda, et sa oled tugevam, Speed Cola, et laed kiiremini. Ja Double Tap teeb su seda aimi ja täpsust paremaks ja sa lased ka kiiremini. Ma ütlesin. Speed Cola laeb kiiremini, kuigi ma ütlesin seda. Ja põhimõtteliselt aitäh, et vaatasite, head aega, Helge.